Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Bohr. Meil saab olema unikaalne saade ja ma palun, et te helistate kohe oma sõbrale. Iga saade uurib teemasid, mida pole isegi mõelnud ja vastab küsimustele, mida te pole endale 10 aastate jooksul esitanud. Tänane saade on eriti vajalik ja selle pealkiri on Loomine ja evangeelium. Kas me saame taastada oma suhte Jumalaga, kes on loonud kogu universumi? Kas me saame hinnata ja mõista maailma, mille ta on algselt loonud? Kuidas me saame seletada seda, mis on maailmas toimunud, nagu noaaegset ülemaailmset veeuputust ja päästepaika nimetusega Noa laev? Kuidas saab seletada loodud maailma, sealhulgas dinosauruseid ja meie ühiskonna taastamist looja enda poolt? Vastavalt evolutsiooniteooriale ei ole selleks mingit lootust. Evolutsiooniteooria skeemi järgi algas elu suurest paugust umbes 16 miljardit aastat tagasi. Ja kui siis algplahvatus hajus, kõik selgines aja möödudes ning moodustusid udukogud ja galaktikad. Vastavalt udukogude ja galaktikate hüpoteesile tuli lõpuks esile teoreetiline seletus päikesesüsteemi tekkimisele. Lõpuks moodustus planeet Maa, tekkis elu ja praegu me näeme selle tulemusi. Vastavalt sellele teooriale, mis on teaduslikust seisukohast võimatu, ei ole tulevikuks lootust. Kui universumil oleks piisavalt massi, mida siiani ei ole jätkunud, siis ta lömastaks iseennast tuleplahvatuses. Vastavalt evolutsiooniteooriale algas kõik suurest paugust ja kõik lõpeb suure pauguga. Kui universumis pole piisavalt massi, siis kõik need imetlusväärsed galaktikad üha eemalduvad ja meie sureme üle kuumenemise tagajärjel. Kui universumis on tasakaalu nagu entroopiat, mida on tunnustatud kõigis teaduslikes teooriates, entroopia tähendab, et kõik kulub. Sel juhul me kaotame soojust, püüeldes tasakaalu poole soojuse ja töö lõpetamise võime seisukohast. Sel juhul toimub suur lagunemine, lõpp. Sellele mudelile vastavalt tekkis universum suurest paugust. Siis oli üleüldine jäätumine, siis pikem aeglane periood. Kui maailm tekkis sel viisil, siis on maailma loomise tõendid lihtsalt ülekaalus. Keegi massimeedia korrespondent võttis hiljuti ühelt molekulaarmikrobioloogilt intervjuu. Seda mikrobioloogia biogeenikud peetakse maailmaklassi spetsialistiks. Kui ta hakkas seletama eluvormide keerukust, eriti inimraku keerukust, oli korrespondent väga hämmeldunud. Ta küsis, kas see kõik võis areneda evolutsioonilisel viisil. Mikrobioloog vastas, ma pole öelnud, et see arenes evolutsiooniliselt. Tegelikult on olemas suur hulk tõendeid, et kõik oli loodud. Ja nii arenevad kõik elusolendid. Korrespondent ütles, te ütlete, et kõik on loodud Jumala poolt. Teadlane vastas, ei ole kahtlust, et looja oli kõikidest geeniustest geniaalsem. Me elame laboris koos elevandiga, kes on elutoa keskel. Mida te silmas peate, küsis korrespondent. Teadlane vastas, igal pöördel saab ilmsemaks, et kõik on loodud, et kõiges on plaan, disain. Tegelikult on see elevant nii suur, et ta hõivab kogu elutoa. Me ei saa liikuda sellele elevandile komistamata. Ta komistab meie peale ja meie komistame tema peale. Ta üürgab nagu elevant, ta lõhnab nagu elevant. Ta on tõepoolest elevant. Selles pole mingit kahtlust.
me võime tema olemasolu eitada, aga ta on kohal igas teadusliku uurimistöö valdkonnas. See elevant on fakt, et oli disain. Korrespondent küsis, kas te olete avaldanud seda, mida teie kolleegid arvavad maailma loomise kohta. Teadlane vastas, ei. Korrespondent küsis, kas te olete pidanud ülikoolides loenguid loomisest? Ei, vastas ta. See oleks enesetapp. Kui ma vaid vihjaksin sellele, et kõik mikrobioloogilised tõendid viitavad maailma loomisele Jumala poolt, siis ma kaotan oma töö teaduslikus uurimistöö grupis ja meie föderaalne finantseerimine lõppeks ning meie uurimistöö peatuks. Sellepärast me kolleegidega lihtsalt ignoreerime elevanti elutoas. Me räägime, et see toimus evolutsioonilisel viisil ja jätkame uurimistööd. See on täiesti reaalne ja see on tragöödia. Maailma loomine on ilmselge, aga inimteadvus on suunatud loomise ignoreerimisele, mis on nii ilmne. Kas me võime taas loojaga ära leppida? Apostel Paulus annab meile evangeliseerimiskava. Ma pean silmas teaduslikku evangeliseerimist. Avage oma piibel. Ma loen Apostlite tegude raamatust 17. peatükki alates 22. salmist. See on väga tähtis. Ma pööran teie tähelepanu sellele, et Apostel Pauluse lõppeesmärk on tuua inimene suhtesse oma loojaga. Et me saaksime teada loojast tema poja kaudu. Sest Jeesuses Kristuses elab Jumala täius. Apostel Paulus ei alustanud kohe evangeeliumist. Ta pani evangeeliumile aluse järgmiste 22. salmi sõnadega. Paulus jäi seisma keset aeropaagi ja ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud. Te olete religioossed, kui teil on palju eelarvamusi. Sest kui ma läheksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud tundmatule Jumalale. Keda teie nüüd, kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Paulus ütles selgelt, et ta annab neile suuna, et nad tunneksid seda Jumalat, kellest nad on mõtisklenud ja mõelnud. Paulus ütleb 24. salmis, Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa isandana ei ela templites, mis on kätega tehtud. Tema on maa ja taeva looja ja mitte mingi paganlik Jumal ega Kreeka-Rooma sõjajumal, kes on täis kõlvatust, kadedust, õelust ja vaenu. Tema on kogu universumi, taeva ja maa Jumal. Ta täidab kogu universumi igavesti. Ja ta ütles salmis 25, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Tema on teinud ühest verest terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid. Paulus räägib selgelt, et ta vastab küsimustele, mis puudutavad kogu inimrassi. Salm 27 kuni 31, et nad otsiksid Jumalat. Kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et Jumalus on kulla või hõbeda või kivisarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist. Ma tahan nendele, kes täna kuulavad meie saadet, avada kindlaid fakte, mis on meie põlvkonnale täiesti vajalikud. Apostel Paulus oli erakordselt tark. Ta oli haritud inimene. Tal oli oma õpetustest teaduslik lähenemine. Ta kasutas
Vana testamenti ja Jumala poolt teistele antud sõnumite õpetamisel teaduslikku lähenemist. Tema sõnumid olid inspireeritud Jumala poolt, ta lähenes riigile teaduslikust vaatenurgast, kasutas teaduslikku lähenemist antropoloogiale, inimese ajaloole, antropoloogina, kes teadis, mis pani inimese liikuma. Apostel Paulus tunnistas, et ajalooliselt on noapojad selgitanud kõikide inimrühmade olemasolu planeedil. Nad on kõik võrdsed. Iga noapoeg esindas lõppkokkuvõttes Jumala plaani. Mõned nende 3 mehe, Seemi, Haami ja Jaafeti elujuhtumid olid negatiivsed ja mõned positiivsed. And incidents in the life of these individuals, Shem, Ham and Japheth, were negative. Some were positive. But God Jumal ületas need negatiivsed allikad ja tegi iga poja elust peamise panuse inimrassi ajalukku. Näiteks Seemi järeltulijad tõestasid reaalse maailma olemasolu. Respond to revelatory reality. Nad vajasid seda, et jumalikkus avaneks neile ise. Nad vastasid sellisele ilmutusele. Siis me suundume Haami järeltulijate juurde. Haami järeltulijad võtsid vastu meelte kaudu saadavat infot. Jaafeti järeltulijad, kes vastutavad praegu õhuteede kogu maailma akadeemiliste teadmiste eest, vastutasid teadvuse arengu eest. Kui teile meeldib see info, siis ma üritan teile näidata, kuidas apostel Paulus tegi kindlaks, et me võime läheneda inimteadvusele ja südamele Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu teaduslikust vaatenurgast. Kirjutage meile Live TV-sse, et teile meeldivad need saated. Aadressil postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Kirjutage, et teile meeldib see info ja teadusliku lähenemisega saade. Me võtame tõe ja teaduslikud uurimistööd ning rakendame neile piibellikke põhimõtteid. Me selgitame igas saates, et meie juhend on piibel, mis on tõde algusest peale ja milles on kirjeldatud elu, surma ja igavikku. Kirjutage meile, andke meile teada. Tagasi apostel Pauluse juurde. Apostel Paulus tunnistas, et Seemi järeltulijad määrasid reeglid. Haami järeltulijad määrasid tunnete väljendamise. Ja Jaafeti järeltulijad vastutasid analüütilise lähenemise eest. Ta määratles ka, et igaüks meist on teise osaks. Kui üks edeneb avanenud tões, siis teine võib mõista seda, mida ta näeb, tunneb ja kogeb. Veel üks inimene edendab mõistuslikus tegevuses ja selles, mida saab analüüsida ja teaduslikult tõestada. Igaühele meist on vajalik Jumala ilmutus. Igaüks meist peab tundma ja kogema ja igaühele meist on vajalik usaldusväärne info. Sellepärast me oleme koostisosa. Apostel Paulus pöördub ateenlaste poole, suurimate mõttetarkade, inimkonna parimate esindajate poole, kes kummardavad inimteadvust. Apostel Paulus mõistis, et ta vajab teaduslikku lähenemist. Olen veendunud, et praegusel ajal, kui me saame pöörduda inimeste poole kogu maailmas, interneti ja elektroonilise posti kaudu ning meie osalemise läbi maailma suurimates ülikoolides levib info igasse maailma nurgakesse, suured hõimud omavad Jaafeti teaduslikku analüütilist teadvust, mis juhib meie aja inimtegevust otseselt või kaudselt. Me peame sel juhul vaatama, kuidas apostel Paulus kuulutas evangeeliumi. Kui ta oleks rääkinud sünagoogis, kus tunnistati, et Jumal on loonud maailma koos hõimudega, vastavalt Hiobi raamatule, maailma selle nurgakiviga, maailma, mis loodi ainult 6000 aastat tagasi suurest Pangaea mandrist ning Aadam ja Eeva nautisid puhast puutumatut maailma ja valitsesid selle üle.
Juutide teadvus tunnistas kiiresti maailma loomist. Sellepärast ta pöördus nende puhul kirjade ja evangeeliumi seletamise poole. Kui ta aga pöördus ateenlaste meelte poole, kes esindavad ka meie aja teadvust, ta lähenes neile hoopis teisiti. Ta pidi alguses rajama vundamendi. Vaatame, mida Paulus siis tegi. Ma tahan peatuda 10 punkti juures, mul on aega neid vaid riivamisi puudutada. Ma soovitan teil see üles kirjutada. Paulus alustas loojast. Ta ütles, Jumal, kes on loonud maailma ja kõik selle sees. Tema on maa ja taeva isand. Ta ütles, Jumal, kellest ma teile kuulutan, kelle suhtes on teil vaja lepitust ja suhtlemist. See ei ole teie Jumal, teie paganlik olend, vaid Jumal, kes on loonud kogu universumi. Ta esitab tõendid, mis seda kinnitavad. Ta alustas loojast. Me ei alusta loomise tulemustest, me alustame loojast. Me alustame kõige algusest. Paulus hakkas ütlustama sellisest tõestamisest. Jumal on. Siis ta ütles, et tõestame seda. Ta pöördus loomingu poole. Ta ütles, Jumal, kes on loonud maailma ja kõik selle sees. Tema on taeva ja maa isand. Me uurime meid ümbritsevat maailma, elusorganismide mikroskoopilist ehitust. Lubage, ma esitan teile uurimistöö teist külge. Nende taimede mikroskoopiline ehitus näiteks. Kuidas nad on täiuslikult loodud imetajate, reptiilide ja putukate jaoks. Aga need taimed ei saa paljuneda ilma putukate ja lindudeta. 98% taimedest saab paljuneda putukate ja lindude abiga. Kõik organismid on omavahel seotud. Meil on loodud maailm, aga pidi saama mingil hetkel alguse. Vastavalt evolutsiooni loomulikule valikule oli organismide tekkimiseks vaja väga pikki ajastuid. Long eons and epochs of time were involved in the appearance of living systems. Samas on kõik need organismid üksteisest sõltuvad. Rakuehitus ise sõltub teistest rakuosadest ega annab muutusi veel 20 elusraku ossa. Loodud maailm pidi tekkima üheaegselt, et ta saaks õigesti ja koos toimes funktsioneerida. Apostel Paulus alustaski loojast. Siis läks ta loodud maailma juurde ja seejärel ta esitas tõestuse, mis on teadusliku lähenemise tipp. Ta ütles, ta on andnud kõigile elu. Me nimetame seda eluslooduse loomiseks. Kirjutage üles. Esimene looja. Teine looming ja kolmas elu loomine. Me nimetame seda biogeneesise seaduseks. Mitte mingisugune elu ei saa alata iseenesest. Minu poolt kirjutatud hiljuti avaldatud raamatus, mille pealkiri on Miks usuvad inimesed vaatamata kõikidele vasturääkivustele evolutsiooni. Ma uurin teadlase teadvust ja esitan mõnede juhtivate teadlaste ütlusi elusorganismide arengu valdkonnast. Juhtivad teadlased, keda ma selles raamatus tsiteerin, tunnistavad, et me ei või leida jälgi mitteorgaaniliste materjalide päritolust kuni elusraku ilmumiseni. Me ei saa isegi kujutleda, kuidas see toimus. Nad ainult oletavad, et see toimus loomuliku protsessi abiga, kuid see ei ole enam teadus, vaid hüpotees. Apostel Paulus ei olnud rumal mees. Tema kolmas punkt oli elu loomine. Elu antakse edasi elusorganismilt, nagu me anname elu edasi oma lastele. Jumal hingas elu sisse. Meil on looja, loodud maailm, elu loomine ja tema järgmine hool on Pauluse sõnadega. Ta on andnud kõigele elu ja hingamise, respiratoorse süsteemi ja andis kõik. Ta annab meile taimede tasakaalu, taimed, mis toodavad hapnikku ja kasutavad süsihappegaasi, mida me sisse ja välja hingame. Ta on meile andnud bakterid, kes lagundavad surnud organisme. Nad lõhustavad neid ja viivad nad algolekusse, looduses taaskasutamiseks. To break them down, reduce them to their basic compounds for reuse in the system.
Jumal on meile andnud atmosfääri, ökosfääri ja kogu ülejäänud jumalikult loodud elusüsteemi, mis on hädavajalik teiste süsteemide toimimiseks. Tähekehad on hädavajalikud elusorganismide biorütmide pärast. Ta paigutas kuu maa lähedale, et ookeanid saaksid end igapäevaselt puhastada kuu poolt reguleeritavate tõusude ja mõõnadega. Kui kuud ei oleks, siis merede ja ookeanide veed tarduksid. Me näeme hoolt, millega Jumal on kogu loodu ümbritsenud. Apostel Paulus läheb üle otsimisele. Loodu autor, elu loomine, hool ja edasi otsingud. Ta ütles, et me otsiksime Jumalat. Iga inimene alates varasest lapsepõlvest. Me kõik otsime Jumalat. Me tahame saada vastuseid elu küsimustele. Me tahame teada, kuidas me siia sattusime, kuhu me läheme, kes on selle kõik loonud. Et me kõik otsiksime teda. Siis teeb apostel Paulus huvitava kokkuvõtte. Ja nad on ta leidnud. Ta ütles, Jumal on leitav. Teda võib tunda. Ta tahab, et me teda tunneksime. Ma räägin teile, kuidas seda teha. Apostel Paulus tsiteerib. Nagu mõned teie poeetide seast on öelnud, ka meie oleme tema sugu. Ta tsiteerib nende oma tarku mehi, kirjanikke, teadlasi ja luuletajaid, kes olid kõik analüüsinud. Nad teadsid, et inimene ei saa ise ennast kinga paelupidi üles tõsta. Me teame, et inimene ei saa olla pärit tähtedelt, ta on Jumala järeltulija. Nad pöördusid küll ebajumalate poole, aga neil olid õiged arusaamad. Inimene ja elusolendid ei tekitanud ennast ise, nad on loodud. Ta tsiteeris nende endi ütlemisi ja ta pöördus nende endi teadlaste uurimistööde poole. Siis ta andis tõestuse. Ta ütles, me oleme tõesti Jumala sugu. Lähtudes piiblisalmidest, antropoloogia uurimistööst ja oma uurimistööst poliitikum, suure teoloogia ja teadlasena, tunnistas apostel Paulus, et Jumal on ainuke vastus. Ja tänu jumalikule inspiratsioonile ta ütles, me oleme Jumala sugu. Ta teadis väga hästi loomislugu, kus Jumal ütleb, tehkem inimesed oma näo järele, las nad valitseda merede üle, merekalade üle, taevalindude üle, pudulojuste üle ja kogu maa üle. Jumal on meis end taas tootnud. Ta väljendas end inimihus Jeesuses Kristuses. God was made Himself in us, and Himself came to rest in human flesh in the person of Jesus Christ. See toob meid apostel Pauluse esitatud 9. punkti juurde, milleks on kohus. Ta ütleb, et Jumal on seadnud päeva, mil ta hakkab teostama õiglast kohut inimeste üle, inimese poja kaudu. Maailma loonud Jumal ise sai meie jaoks lihaks. Ta käis maa peal, sellepärast tuleb kohus. Ta elas veel mõned aastad enne, kui apostel Paulus seda jutlustas. Ta elas sel hetkel nagu Kristus, kes on seesama täna, eile, igavesti. Ta elab igavesti. See toob meid apostel Paulus esitatud 10. punkti juurde. See on kroonimine. See on suurepärane ütlemine. Ta ütles kroonimise sõnumis, et Jumal on Jeesuse Kristuse üles äratanud surnuist. Surm oli kogu inimkonna jaoks suur saladus. Surm oli põhiprobleem, millega me kõik kokku puutume, mida me püüame vältida ja mida me kardame. Niikaua kui me ei tunnista, et Jeesus Kristus, meie looja, sai lihaks. Jumal on teinud patuks selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime tema läbi Jumala õiguseks. Jumal on teinud oma poja meie sarnaseks, et ta kannaks meie patud. See, kes pattu ei tundnud, kes patust ei mõelnud, tehti meie eest patuks. Ta läks läbi surmakannatuse. Ta pandi külma pimedasse hauda. He went through the experience of death, was placed in a cold, dark tomb. 72 tunni pärast ta tõusis surnuist isa väevaimu, nagu ka oma väe läbi, sest Kristuses elab Jumala isa täius.
of the Godhead bodily. And in that surnuist ülestõusmise kaudu, oodates ülestõusmist, võitis looja ise surma, võitis loodu vaenlase. Looja tõi oma loodu enda juurde tagasi. See toob meid järgmise momendi juurde. See toob mind teie juurde. Te olete märganud, et apostel Paulus tsiteeris ütlusi ja andis teaduslikku infot, mis ei ole ümber lükatud meie põlvkonna kõige keerukamates biofüüsika laborites. Ta esitas biogeneesise seaduse. Ainult elu saab luua elu. On ökoloogia, termodünaamika seadused, millele vastavalt oli kõik samaaegselt loodud. Apostel Paulus ütles, et on ainult üks viis tunda loojat ja see on looja kutsumine oma südamesse. Piiblis on öeldud kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Jeesus Kristus on tõesti Jumala poeg. Ta on Jumala poeg ülestõusmise kaudu. Jeesus Kristus on tõesti Jumala poeg igas inimeses, rahvas, igas asustatud punktis. Kõik rahvad on temast kuulnud. Kristus on valgus, mis valgustab iga inimest maailmas. Ta pöördub nüüd teie poole. Kutsuge ta oma südamesse. Kirjutage meile Life TV postkast 2452 Tallinn 13602 Eesti ja minge meie kodulehele www.lifetv.ee. Kirjutage meile, kui te parandasite meelt ja võtsite vastu Jeesuse Kristuse. Saade on dubleeritud Life TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@lifetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV'd juba täna.